IRL kutsus riigi äriühingutest tegevpoliitikud tagasi ja asendas nad spetsialistidega. Sama tuleb teha ka Tallinnas. Näete, siin asub Tallinna linnatranspordi aktsiaselts. Selle aktsiaseltsi nõukogus on 7 liiget ja kõik nad on keskerakondlased. Keskerakondlased on ka juhatuse esimees Enno Tamm ja juhatuse liige Leonid Mihhailov. Kas teadsite, et Tallinnale kuulub 9 äriühingut ja 11 sihtasutust, millede nõukogudes istuvad valdavalt keskerakondlased. Samas teiste erakondade liikmeid sealt ei leia. Hiljuti lugesin uudistest, et Taavi Aas on Eestis enim tasustatud poliitik. Aga muide, samas istub ta mitmes Tallinna linnaga seotud äriühingu nõukogus. Linna äriühingutes ja sihtasutustes on kokku 105 kohta. Nendest 83 kuuluvad Keskerakonnale. Keskerakonna ainuvõim Tallinnas on üles ehitanud korraliku toiduahela. On aeg sellele lõpp teha. Ühesõnaga, selleks, et linnaettevõtteid paremini juhtida, määrame nõukogudesse spetsialistid, mitte aga poliitikud. Kulude kokkuhoiu eesmärgil erastame linnaettevõtted 49% ulatuses ja linna meditsiiniasutused viime ühtse juhtimise alla. Kui Tallinnas korruptsioon ja raiskamine lõpetada, siis vabanevat raha saame kasutada selleks, et meil oleks Tallinnas kõigil parem elada.